No nii, Jaan, räägi siis. No põhimõtteliselt tervist AT108 siin, jah, et... rühm. Vaata, see on rühma... Ja nimi rühmal on A-rühm. See on põhivend siin Jan Johanson. See on põhivend Kristo Kilk. Põhivend, põhivend Nikolai Orotin. Ja lihtsalt põhivend Jan Kõrks. Lihtsalt neid Jan. Esimene asi on siis sidur meil. Räägime automaatteevaisest. Tegelikult. See on kõik normaalne. See on kõik õlitatud. Peabki nii töötama. Kõigepealt võtame siis topperrõnga maha. Ära seletada need väga keeruline sidur. Tal on 3 osa. See on väline, mis hakkab kõige väline võll, mis veab kõigepealt sinna kasti, sellest ma praegu räägin, see on teiste rida. Siin on siis 3 võlli, mis tulevad ühest sidurist välja. Esimene on siis see võll, mis tuleb otse trafolt ja siis on hammasrattaga või nuudiga on ühenduses selle korpusega, siduri korpusega ja on veel ühenduses selle väikse siduri korpusega. Nii. Ma räägin kohe arva, mis siin sees on. Siin sees on siis esimest võll vedav ratas, mis siis kas sidurdatakse kinni koos selle korpusega või siis sidurdatakse kinni ainult vabajooksu sidur, et ta saaks niisama tühja keerata. See on siis topeltsidur. See on siis ülemise oma. Ja siis seespool on selle vabajooksu sidur oma. Seda ma välja ei kaku. Las ta jääb. Siin on siis ka veel õlikanalid, siit jooksevad sisse ja hakkavad siit keskelt välja andma, mida siis hakkab see esimene võll vedama või läbi viima. Nii. Ma panen esimese kokku ära, siis räägin teisest. Näed, sinna see 5 minutit lähebki. Teine on. Nii, seda ma praegu kokku panen. Siin on teine. Viskan kokku ära, siis saab edasi rääkida. Nii, see läheb siis siia sisse, mis on mõlemad kinni omavahel. Et siis see väikene käib ühel ajal ja see käib ühel ajal. Et need on nagu otseülekandega. Et siis kui väike käib ringi, siis käivad need kõik sidurid ringi. Ja siin on siis erinevad sidurid, mis panevad näiteks selle ringi käima. Saab käitu siis sellest samad korpused. Siin on siis siseambumise ja väliskambumisega kett. Läheb täpselt sisse üle. Ja tuleb siis see 3. Kus on mingi jura veel peal. On siis jura ära. Ja siis läheb see siia korpusesse. Ja põhimõtteliselt ma vist rääkisin kõik ära, mis on toimub. Skeemi pealt tuleb siis, siit tuleb siis trafolt võll, mis paneb siis need mõlemad 2 väikest kohe pöörnuma, mis on ühenduses üksteisega. See on see väline korpus ja see on siis sisemine korpus, mis siin sees on. Siit seest saab siis esimene võll saab siduritega siit siis käituse juhul kui vaja on või siis vabakäigu sidur, mis ma joonistamata on siit, mis võib-olla laseb tal niisama ring käia. Siis teine sidur tuleb siit ja viib siit pöörduma meid edasi ja siis tuleb 3. siit äärest. Ja ongi kõik. Siin on vabakäigu sidur, mis pidurdab 3. võlli. 3. võlli.
piduriga ette välise ja sisemise ammumisega. Kolmas võll läheb siia esimese reduktori päikeserattaks. Siin on vabakäigusidur. See on pidur, mis pidurdab selle vabakäigusiduri ja selle satelliitide raami otse korpusesse. See pidur pidurdab seda esimesele reduktori kroonratast. Siin on vedrudega plaat, mis surub selle tagasi, selle piduri. Ja siin on esimese reduktori kroonratas, mis on täpselt sama detail teise reduktori kroonrattaga. Siit läheb esimene õll, mis läheb selle teise reduktori päikeserattaks. Teine reduktor siis on ühenduses esimese reduktori kroonrattaga ühenduses. Tema peal on siis samamoodi välise siseambumisega pidurid, mis on samamoodi plaadi sama detail. Peale seda siis tuleb kolmas reduktor. Kolmas reduktor siis jah. Ei ole sul päikeseratas võtmata veel laia. Päikeseratta satelliitide raam, mis ühenduses päikeseratas on võlli sees siin peal ühenduses, mis läheb siia sisse. Võtta see sidurit ära, vabakäigusidur siis läheb jah. Meil on vabakäigusidur siin, mis läheb siis otse korpusesse, nagu on näha. Edasi tulevad meil pidurid, piduriettad, välise sisambumisega. Pidurdavad meil siis kroonratast. Siin on meil näite kaamerasse kõrvaldada kroonratast. jah, vala. Siin tuleb meil nüüd siis see on meil jah, esimene võll. See läheb meil jah, see läheb otse läbi põhimõtteliselt. Enamus ajast otse läbi. Siin tuleb veel teise võlliga on siis nii-öelda satelliitraam, satelliidid, mis siis viib ülekande välja. Või pöördama mind välja. Ja näiteks korp. Jah. Ja siis põhimõtteliselt siin on veel vargpidu küljes. Siin on siis joonisel see sama osa, mis ma rääkisin, siin on kolmandal võllil on vabakäigusidurid. Kolmas võll läheb otse siia sellesse satelliitide raamiks, mis on ühenduses korpusega. Siin on esimese reduktori kroonratas, mis on üks sama detail teise reduktori kroonrattaga. Ongi põhimõtteliselt kõik. Nikolai, räägi enda osas. Siit on siis näha, kuidas on ühenduses ta esimese reduktoriga selle satelliitide raam. Siit siis läheb satelliitide raam ja siis läheb teise võlliga viimase reduktori peale. See on väga idiootne käigust, sest see on nii raske, siit ei anna välja otsida neid keike, neid õigeid keike. Selles mõttes, et nagu läbi planetaaria niimoodi mõelda nagu mõned teised kastid, kus sa saad need käigud välja võtta, aga siit sa neid ei anna, siit siin on nii palju.
seda me ei teinud ka, sest seda on mõtet proovima hakatagi. Ma ei tea, siin võib mingi käik välja saada võib-olla. Räägi ka midagi tarka nüüd. Jah. Ei kommentaari. Ei kommenteeri. No mina sain selle siduri ja kõik seda jura teed, see algul ta oli marru raske, ma mõtlesin, mismoodi see käib hästi töötab, aga tegelikult kui niimoodi nagu mitu korda lahti kakkuda, siis on see päris tegelikult kerge. Põhiline on see, et ise saime selgeks selle. Ma olen ka selgeks selle põhimõtteliselt selle, kuidas sidurid töötavad ja need ülekanded ja põhimõtteliselt kõik. Sai on selgeks sai. Oh issand. Siin võib terve korradi mõnda. Käib hästi uuesti peaks lahti rääkima, aga noh. Ei noh. Skeemi joonistamist, see on ka põhimõtteliselt enam-vähem selgeks. Jah, see skeem oli jah, suhteliselt raske, aga pärast mõtlen murra peal, mis asja siin tegema. Võib öelda, et manuaaliga võrreldes palju raskem ikka. Kõvasti raskem. 300% keerulisem. Keerulisem. Jumalast ärge automaatkast ostke enda. Töökojas vaja kui ise remondid, siis ei tasu osta sellist asja enda juurde. Paras muutus. Töökojas leidub alati keegi teine, kes oskab seda remonti. Töökojas on alati leidub keegi, kes oskab raha küsida ka sellest päris hästi. Mina siis sain selgeks hüdrotrahvu, kuidas töötab tema sisu, kuidas automaatkastis töötavad nii pidurid kui ka sidurid, käikude pidurdamine kui ka vahetamine.